Jaa, tere. Kui ma enda filmiprogrammi kokku panin, siis mul oli päris palju pilte vaadata läbi ja kui ma tõstsin neid endal faili, siis neid pilte tuli üle 1000. Et kui siin vahepeal räägiti, et no nüüd tuleb palju slaide, tõsi, jutt oli teine, eks, vähe tõsisem, mitte väga tõsine, siis minul tegelikult neid slaide tuli sinna kokku, ma hirmutan teid nüüd ära, 277. Need olid siis need, mis jäid sõelale, millest ma täna räägin. Aga ma püüan teha kiiresti. Kuna te olete nii pikalt siin istunud ja ma kujutan ette, et te olete väsinud ka, siis te võite praegu, kui tahate julgelt püsti tulla, natuke ringutada ja sirutada ennast. Aga minu aasta algas tegelikult väga hästi, sest kohe veebruarikuus oli selline märgiline tähendus, et ma läksin otsima enda jaoks uusi kohti, sellepärast, et mõned muud kohad olid ennast natukene ammendunud. Näiteks võtame Tartu lähedal Alampedja, kus on Selli sillaotsa kant, siis seal kohati nädalavahetusti, näiteks siis ma pildistamas ei käigi, aga ka nädala sees seal on nagu jõulupidu või mingi laulupidu, sellepärast, et seal on väga palju inimesi. Ja no kus on palju inimesi, seal ei ole eriti võimalust mingit lindu looma niimoodi häirimatult pikalt jälgida, et teda pildile püüda. Niisiis, uus retk, uus kant, leidsin, et väga põnevad metsamassiivid, tegin autoga peatuse, otsustasin, et vilistan ja vaatan, kas värkkakk äkki vastab mulle. Ja vastaski. Ühel hetkel märkasin kõrge kuuse otsas värkkakku, aga pildistamiseks, see jäi muidugi kaugeks ju. Aga kuidas lind alla saada? No vilistasin veel kord. Lind tuli alla ja mul õnnestus teda pikemalt jälgida. Ta peatus siin oksa all 10-15 minutit ja ma sain teda eri nurga alt pildistada. Kuna neid slaide on palju, siis ma näitan neid ka niimoodi tempokalt ja kiiremini. Kes seda kakulist ei tunne, siis see pisike kakk on leevikese mõõtu, et on väga, väga tilluke ja tema pildistamiseks peab talle väga lähedale pääsema. Siin on ka näha, kuidas tema sulestiku muster puutüvega niimoodi ideaalselt ära sulandub. See uus kant oli igati põnev, seal oli väga palju avastamist, see oli metsik paik, kus muidugi metsade vahel olid sihid, aga ühtegi hoonet, inimesestust, kõik see väga kaugele. Ma kohtasin seal metskitsi, metssigu, aga märkasin ka seda, et seal on erinevaid põnevaid jälgi. Seal olid näiteks valgejänesed, seal olid oravad, aga ma leidsin ka ilvese jäljed. See ilvese jälgi midagi loodus näha, see ei ole selline suur sündmus. Küll aga oli suur sündmus see, kui ma autoga koju sõitsin, enne otsustasin, et vaatan veel ühe koha ära ja silmasin, et vist nägin ilveseid. See oli esimene mõte, et ilvesed. Aga siis mõtlesin, ilvesed ei saa olla, 2 tükki ka, et eks need metskitsed on, aga ikkagi ma jätsin auto seisma, tagurdasin, vaatasin juba läbi optika ja ongi ilvesed. Ja see oli võimas vaatepilt. Ma sain neid jälgida kusagil 20 minutit, tegin isegi väikese video, kuni ma otsustasin, et prooviks läheneda. Aga selle peale läksin need ilvesed tee pealt lihtsalt ära. Kuna see juhtus õhtu, siis mul oli kohe kange tahtmine, et järgmine hommik enne päikese tõusu olen ma sealt tagasi ja ehk kohtan ma uuesti neid ilveseid. Aga hommikul ma sinna minna ei saanud, sellepärast, et mul olid muud kohustused. Aga läksin pärast lõunat. Ilm oli muidugi halb, sadas lörtsi, puhus tuul, aga ma otsustasin, et ma ikkagi lähen. Ja et ma lähen sinna samma kohta, aga lähenen sellele paigale suure ringiga ja nii ma vaikselt kõndisin, hakates jõudma juba sellele kohale. Lumi oli mul poolde säärde, lume peal oli koorik, minu liikumine tegi väga korraliku müra ja siis, kui ma läbi optika vaatasin seda kohta nüüd teiselt poolt, siis mul oli raske uskuda oma silmi ja nii-öelda oma õnne, sellepärast, kes te märkate, seal on üks peanupp. Siin on lähemalt näha. Ja ma nägin uuesti ilvest. See oli nagu teine päev, siis mõtlesin, kui äge, et 2 päeva järjest ilvest näha, see on ju midagi väga vinget. Kui see pilt tehtud, siis ma mõtlesin, et prooviks lähemale hiilida. Kuna on näha, et ilves on niimoodi künka taga, siis mis mul kaotada on? Et äkki ma pääsen lähemale. Nii ma lasin ennast kükal kõndi, hiilisin, siis tõssin vaikselt pea, vaatasin, et alles on, lasin jälle ennast alla, hiilisin veelgi lähemale ja siis, kui umbes võis olla mingi 30 meetrit jäänud, tõssin pea, vaatan, läinud, ei ole ilvest. Siis ma kükitasin maha
mõtlesin, et ma lasen sellist, huulega teen sellist hiirepiuksu, kerget vile. Et võib-olla ei kuuldud mind, lihtsalt mindi eemale, aga äkki kuuldakse seda hiirt ja kui siia mäeharjale, künkaharjale tõuseks ilves, no see oleks ju super vaatepilt. Nii ma siis vilistasin, ootasin, ei midagi. Tõusin püsti, vaatasin, et hea küll, eks ma jäin vahele, aga ma lähen vaatan huvi pärast ära, et mida need jäljed seal jutustavad. Ja siis, kui ma jõudsin paigale üsna lähedale, siis oli muidugi üllatus suur, sellepärast, et tuli välja, et ilves oli lihtsalt pikali visanud ja selle tõttu ma teda ei näinud. Ja siis ma vaatan läbi optika, et seal on ka teine ilves, nad lakkuvad üksteist ja milline võimas vaatepilt. Ja see oli vaatepilt, mida ma jälgisin, võib-olla 20-30 sekundit ja ma mõtlesin, et tahaks jubedat pilti teha. Aga see pildi tegemine tähendab seda, et ma sekkun siia, nad kuulevad kindlasti seda ja kui ma lõpuks selle pildi siin tegin, siis järgmine hetk oli juba selline. Siin läks teine loomadest vasakule ja alles jäänud loom läks paremale. Mina muidugi loogiliselt mõtlesin, okei, kui nad olid koos, üks läks vasakule, teine läheb paremale, siis millalgi nad ju peavad ikkagi kokku saama, et ehk ületab üks neist uuesti seda sihti ja ma jäin ootama. Ma mõtlesin, et kaua ma ootan, tavaliselt ma sean endal peas mingi sellise piiri, et ootan praegu näiteks 15 minutit, 20 minutit, siis kui ma juba tunnen, et see aeg on täis, siis ma hakkan sekundeid lugema, et 60 sekundit veel ja siis ma loen. Kui mul on see loetud, siis ma mõtlen, et ma loen ühe korra veel. Selle ootamise järele ma nägin, kuidas vasakpoolne ilves liikus metsal ja hiilis mind, hoidis ennast väga maadligi. Mina muidugi ootasin, et ta tuleks välja, ei tulnud välja, aga mul hakkas väga külm, kuna ma olin kummikutega niimoodi lume sees, siis ma tundsin, et ma enam ei saa ja ma tulin sealt ära. Muidugi järgnevatel päevadel ma käisin seal uuesti, ilveseid ma enam ei kohanud, täpselt sinna paika, kus need jäljed olid, ma minna ei soovinud, sellepärast ma vaikselt lootsin, et nad on ikka äkki kusagil seal olemas ja minu käigud peletavad nad eemale. Aga ma kohtasin teisi loomakesi, siin on näiteks savatihane, siin on orav. Aga ilvest ma enam ei kohanudki. Ja lõpuks, kui oli kevad käes, siis ma sain ka teada, miks need ilvesed seal olid, miks nad olid seal 2 päeva järjest. Sellest kohast, kus nad lamasid, sealt kusagil 7 meetri kaugusel paremal pool kuuse all oli metskitsekorjus, keda nad siis sõid, kelle nad olid ise maha murdud ja keda nad sõid. Fotoalane värk. Kevadel tuli mulle selline tore üllatus, hea uudis Venemaalt, Moskvast, mille Postimees tegi ka ilusa uudise, kirjutas palju õnne, Savisaar sai Moskvas auhinna. Jah, läks niimoodi, et see oli rahvusvaheline fotokonkurss Golden Turtle ja ma võitsin selle esikoha kategoorias looduse kunst siis või kunst looduses. Selle sama pildi ma olin eelnevalt saatnud ka loodusaasta fotole ja ka seal läks selle pildi lasti, see tunnistati esimese koha vääriliseks. Looduses käigud, enamasti ma liigun ka mööda veekogusid, otsides poolveelisi, saarmast, minki, kobrast. Möödunud talv oli üsna selline nigel, korraliku jääd tuli küll korraks, aga see kadus ka väga ruttu. Kui aeg juba kevade poole läks, siis ma hakkasin juba käima vaatamas endale teada selliseid rebasurge, et kui on lumi veel maas, siis ma näen ära, kas seal uru vahel toimub liikumist või ei toimu. Siin ma märkasin metskitsi, kes olid ka mind märganud, selleks ma kükitasin kraavi maha ja mõtlesin, et ma lasen neil natuke harjuda endaga, et nad ära ei pageks. Aga selle peale ma nägin, et rebane jookseb välja lagendikule ja kargab, nagu oleks ta lotovõidu saanud, hüppab ringi ja nii edasi. Siis ma tegin esimese pildi, siin ta seisatas ja hüppas edasi ja läks ja lendas. Eks teda natuke muidugi häiris see minu kohalolu, aga vaateväljas püsis ta mul päris pikalt, et kusagil 20 minutit hiljem ma nägin ikka veel, et nüüd ta luusib hoopis sealpool. Pesa juures oli aktiivsust küll, kevadel läksin ma sinna ka tagasi, aga oli näha, et head pilti ma sealt ei saa, ilma et loomi häiriks. Selliseid rebaste kohti mul enamasti on 2, 3, 4, kus ma näen, et mis on aktiivsed ja siis ma teen valiku, kus
ma hakkan pildistamas käima, kus on võimalikud head pilditingimused, kas siis valguse mõttes, loomale ligipääsu mõttes, see tähendab seda, et ma saan eelnevalt jälgida eemalt seda kohta, kui näiteks rebase ema või rebase isa ära käib ja alles siis minna lähedale, need sessioonid on ka lühikesed. Siis loodusfotograafil on aasta ka jagatud teatud nagu selliseks aegadeks, no näiteks sinilille aeg. Minul on ka siidisabade aeg, kus ma ootan konkreetselt siidisabasid, kuna nad tulevad mul kodu juurde. Need on nüüd tehtud kevadel. Kui nad marju söövad, siis nad käivad ka joomas. Siin on joomiskaadrid. Seine minimalistlikum maade. Siluetipildid. Alasäritused. See kõik on väga põnev, et teha just sellest ühest nii-öelda lindude grupist erinevaid pilte. Siis muidugi, mis mind välja kisub, on see, et kui ma tean näiteks või juhuslikult, kui enne kui ma magama lähen, ma pesen hambaid, ma jalutan enda rõdule, vaatan aknast välja ja kui ma näen, et tõesti on pirmalised, siis hammaste pesu jääb katki ja ma tõttan välja. Märtsikuus olid meil ühed väga võimsad virmalised, mille sarnaseid ma varem ei ole näinud, need olid tõesti ulmelised ja siin on ka mõned pildid. Ja kuna need kestsid väga kaua, siis ma sain ära realiseerida mitmeid selliseid pildimõtteid, mis mul peas püsisid. Ja kuna need olid ka pea kohal, siis oli võimalik teha ka sellist motiivi. Ja minna ka rappa. Vot virmaliste puhul on veel selline asi, et ma olen märganud kommentaare, mitte küll enda piltide all nüüd, aga kus mõni inimene on näiteks jätnud kommentaari, et tänasel päeval kasutatakse Photoshopi väga palju. Jah, kui nüüd aus olla, siis palja silmaga sellist kaadrit tõesti ei näe. Siin on tegu ikkagi säritusega, mis on kestnud 15-20 sekundit ja see toob värvid esile. Mida palja silmaga näeb, on see, et seal toimub helkimine, et seal on justkui heledad pilved, seal on liikumine. See on näha. Mina võin öelda, et ma olen ka näinud nõrka rohelist ja ka punast, aga seda ei näe alati. Ja muidugi see öö jäi meelde. Märtsi lõpp oli soojem periood, kus ma juba leidsin sellise pronkskõrsiku, mis oli muidugi väga üllatav, sest ma nägin veel, märts on ju, märtsi lõpp, lund oli veel üpris palju, aga need kohad, kus lund ei olnud, siin on üks kõrsik, siin on üks liblikas, pajuliblikas, esimesed sääsed ja kevade ajal ma teen tavaliselt omal käiguga kodukaku juurde. Ma käin selle päris tihti ja ma ootan, kuna see kaks sealt ära kaob. Kui ta sealt ära kaob, siis see on märk sellest, et ta haudub. Ja siin on ta veel alles, hiljem oli ta kadu. Mina käisin muidugi ikka veel edasi ka seal ilvese kohas, lootes, et äkki ma näen ilvest, kusjuures sinna alale tekkisid tegelikult hoopis karud hiljem. Neid ma küll ei näinud, jälge nägin, aga nägin sellist händkakku. Leides sellise händkaku, siis 10 aastat tagasi, kui ma alustasin, ma oleks kindlasti soovinud veel lähemale minna ja teha lähemat pilti. Aga tänasel päeval ma pigem jään paigale, ootan ja mida ma siin ootasin, oli see, et üks asi on harjuta lindu endaga, et mind ei tasu karta ja teine asi, kui ta lendu läheb, siis mul õnnestub äkki lennukaader saada ja ka õnnestus. Siis sai kohatud ka ühte sellist hullumetsist. Minul oli hullumetsisega juba kogemus olemas, ma sõbrale ütlesin, et ega teda karta ei maksa, et ta küll tuleb ligi, aga aja üks jalg ette, ta ei tee mitte midagi ja kui ta lööb seal seda jalga ainult. Aga kui see metsise kupp mulle sõbra nina all niimoodi ärples, siis sõbra närvid ei pidanud vastu, ta liigutas ja selle peale järgnes muidugi selline korralik rünnak ja sõbra oli, minul oli naljakas vaadata, sõbral oli väga valus. Ta hiljem näitas oma sinikaid ja tal olid jalal muhud lausa, et see on jah, selline natuke ohtlik. Aga kuna see metsis läks väga käest ära, siis me põgenesime muu autosse. No muidugi see metsis tuli kapotile järgi. Siin ma muidugi leidsin, et milline äge pildimotiiv, just nimelt see, et vihma sadas, klaas ja niimoodi vihmamärg ja ma tegin pildi mobiiltelefoniga. Siis kevadine aeg, juba tuleb väikest laulu on kuulda, on selline väike imetilluke tegelane, kes on üks väiksemaid linde meil, võiks öelda väiksuselt teine, see on mitte pöialpoiss, aga käblik, aga laul on tal väga kena ja väga vali. Siis oma käikudel jääb mul ette ikka mõni põder, siin on tegelikult isegi 2 neid, õhtu, hämaraeg, luhal, ka siin pildil on põder, märkab keegi? Paremal all on põder. Tegelikult mulle endale meeldivad hoopis sellised pildid rohkem.
kui sellised, kus põder on niimoodi ilusti näha, sest see jätab niimoodi fantaasiale ka ruumi ja see ei näita kohe kõike ära, et sa pead süvenema pilti. Muidu kui interneti selline pilt üles panna, siis inimene vaatab, et puu ja vajutab järgmise pildi, mingit põtra ta siin ei märka. Siis tuleb sinilillede aeg. See on aeg, kus ma metsa all püherdan, otsin erinevaid motiive, tauste, suhtlust, tekitan mustreid, jälgin paigutust, värvide mängu. Ja tänavusel aastal ma mõtlesin, et läheks külla oma jäälinnule, kelle pesa kohta mulle teada juba üle 10 aasta, aga viimati ma pilti tegin seal 2007 aastal. Et lähen vaatan, kuidas seal jäälinnul käsi käib, sest ma ei ole seal ammu käinud. Lihtsalt selle põhjusel, et sinna ei pääse väga hästi ligi. Läksin kohale, esimene vaatus oli muidugi pesa avade alla, et kes sealt on näha väljaheited, teised kohad, ma tean, kus näiteks jäälinnul võiks meeldida istuda, kas seal all on näha väljaheiteid, oli. Mistõttu ma panin varje püsti, läksin varjesse ja edasi ma käisin seal kusagil 3 nädalat jutti jäälinde jälgimas. Siin on mõned pildid, mis ma sain. Muidugi sellise hetke nägemine on alati midagi sellist, mis paneb südame puperdama. Pildiga ma rahul ei ole, muidugi võiks pilt parem olla, võiks hoopis teine taust olla, võiks õrn oksaka olla ja nii edasi, aga piltide tegemine on ka selline, et kui sa kord midagi saad kätte, siis sul tulevad uued pildid peas ja see ka motiveerib sind edasi käima, et seda hetke paremini realiseerida. See sai oldud ka vihmas. Siis tuli aga selline tore auhind loodusaasta foto puhul, kus üks minu eelmise aasta jäälind oli saanud kõrge tunnustuse. Mina käisin muidugi varjas veel ka edasi. Siin on nüüd topeltsäritus, et kui sa pikalt veedad tunde jäälinnuga, kes istub ühel samal oksal, sul on juba sellised tavalised pildid tehtud, näed, et ta erilisi hetki ei paku, siis hakkad eksperimenteerima. Siin on üks siluetipilt ja siin taaskord üks eriline hetk. Kui ma pildile sain selle, siis ma olin rõõmus, aga samas oli mul meel ka mõru. Mõru oli sellepärast, et näete, üks jäälindudest on terav, aga teine on udune. Ideaalis ma tahaks, et mõlemad oleksid teravad. Ja mõne päevad hiljem oli mul see pilt põhimõtteliselt käes. Kala üleandmine. Siin olid linnud ilusti oksa peal, mis oli mu varje suhtes niimoodi fokaaltasapinnas ja ma sain nad mõlemad ilusti teravad. Mis siin toimub siis konkreetselt? Siin tuleb isane lind, kes on püüdnud kala. Ta näitab seda emasele ja kui emane näitab, et see kala võiks talle sobida, siis isane väga häbelikult läheneb emasele ja annab talle kala üle. Ja kui emane on selle, aga on ka juhtunud nii, et emane ei tee väljagi, ta ei võta seda kala. Aga kui ta võtab vastu, siis enamasti järgneb ka paaritumine, kui emane on selle kala ära söönud. Ja see on muidugi üürike hetk. Aga järgmine kord, mis ma sooviks näiteks sellist hetke teisel, näiteks rohelisel taustal või kollasel taustal. Siin on veel mõned tavalised pildid. Üks tiivapuhastus, teise nurga alt. Mulle endale meeldis väga selline hetk, mis ma tänavu sain, kus on tiib niimoodi ilusti kaarelt lahti. Siis üks natukene erilisem hetk, et enamus ju teavad, et jäälind toitub kaladest, püüab kalu. Tegelikult võib ta ka konni süüa ja siin on mul tabatud hetk, algus ma ei saanud aru, et mis see oli ja siis, kui ma nagu pilti sisse zoomin, siis ma nägin, et kiilivastne. Ja siis enamus linde, mitte ainult röövlinnud, enamus linde väljutab ka räppetompu. Siin on näiteks jäälinnu räppetompu väljutamine näha ja see räppetomp sisaldab siis kalaluid, aga ka väike punarind väljutab samamoodi räppetombu. Siis üks lugu, kus ma sain kevadel kõne endale ühelt naabrilt, kes elab minu kodust 4 kilomeetri kaugusel ja ütles, et kuule, sõitsin ja mingi kotkas oli tee ääres. Ei, ta ütles, kull oli tee ääres, sõi ronka. Et kas sulle pakub huvi, et ta ei läinud ära, tulin autost välja, ei lähe ära. Siis ma ütlesin, no muidugi, kohe olen seal, eks, et ütle, kus koht on, võid ise ära minna, tulen. Sõidan siis sinna, otsin kõik läbi, mitte midagi, siis lõpuks leidsin ühed suled, hakkasin sulgede järgi vaatama, vaatasin, et siin on söödud hallvarest
ja mõtlesin, et no kes see muu ikka niimoodi sööb seda Alvarast, ju see kanakull on. Sõitsin autoga eemale, passisin autost pikalt ja siis nägin, et suurem lind lendas. Mõtlesin, et ohoh, et mis see nüüd siis oli, et see küll nüüd kanakulli ei ole. Aga see lind nägi mu auto ära ja ta ei tulnud maha ja ta läks ära. Aga siit ma mõtlesin, et okei, ma panen siis varje püsti, mul oli varje kaasas ja kuna see koht oli täpselt metsapiiril, siis mina panin oma varje metsa, muundasin selle ära, mul käis see väga kiiresti, mul läks aega võib-olla 10 minutit ainult, asi oli paigas, ma olin valmis ja siis ma ootasin. Ja siis ma esimesena kuulsin klikk, klikk, klikk ja see oli juba vihje sellest, et tegu on kotkaga. Ja kui lind lõpuks maha tuli, siis sai selgust, et tegu on väike konakotkaga. Ja hiljem tuli sellele kotkale ka kaasa, kes tuli samuti sinna sööma. Ja neid ma sain jälgida, ma ei teagi, võib-olla 40 minutit, kuidas nad seal ees ilusti toimetasid. Et selles mõttes oli väga tore. Aga kas te panite lennupiltide puhul midagi tähele ka? Midagi väga olulist? Ei pannud? Rõngas oli, aga midagi oli veel. Näete, mis te selja peal on? Ja selgus, et see on siis raadiosaatjaga, satelliidiga siis kotkas ja hiljem selgus, et arvati, et see kotkas on surnud, sellepärast, et see saatja ei tööta. Aga näete, elus on. Nii, kodukaku juures käisin ma uuesti edasi ja minu jaoks suureks avastuseks oli see, et ma leidsin koha, kus isane kodukakk käib päevasel ajal puhkamas. Esimene kord, kui ma seda nägin, see oli nii, et ma kõndisin, märkisin, oi kakk, ja ma ei jäänud seisma, vaid ma liikusin edasi. Ja tema muidugi lootis sellele, et ma ei näinud teda. Ja ma tegin ka nägu, et ma ei näinud teda. Ja siis, kui ma endal kaamera settingut paika panin, siis mõtlesin, et ma nüüd teise kõndimisega teen ka paar pilti ära. Kõnnin, jään korra seisma, teen pildi, kõnnin edasi, teen pildi ja lähen ära. Ja nii sündis ka see pilt ja ka see. Kevadel harjutasime teda endaga päris palju ja kõndisin sealt niimoodi mööda, ootasin et sellist põnevamat hetke, põnevamat valgust ja siin on mõned pildid, mis ma sellest hetkest tegin. Siin on ka näha, kui ideaalselt see muster kokku sulandub selle kasetüvega. Siin on lind minuga juba üsna ära harjunud, ta teab, et ma teda nii-öelda lendu ei aja, tema kriitilist piiri ei ületa ja täitsa võimalik, et ta arvab, et ma ei näe teda. Siin on ka üks eriline hetk, kui te silmate, et linnul on selline huvitav grimass, siis vaadake, mis seal allpool on, seal kukub räppetomp. Nagu selline hiir oleks. Taaskord erinevad kompositsioonid, valgused, õhtud ja minu jaoks mulle suureks üllatuseks selgus, et kui ma teadsin, kus on need kakupojad, millisest õõnsust nad välja tulevad, siis tegelikult ma hoidsin pilku peal ka ühel 3. õõnsusel. Ja ühel hetkel ma vaatasin, et ohoh, et hoopis seal 3. õõnsuses toimub pesitsus. Muidugi see õõnsus tegelikult maapinnast oli väga kõrgel, no kusagil 15 meetrit. Ja ainuke pilt, mis ma sellise piiluva ägeda sain, ongi see. Sest kõik muud jäid kaugeks, seal oli väga rägane see keskkond. Edasi ma käisin ikkagi ootamas, et kui nad pesast lahkuvad, et leida nad uutest kohtadest üles. Ja ühe ma ka leidsin, kes oli madalamad, see on nüüd maapinnast kusagil 2 meetrit. Need on pildid, mis on tehtud kusagil 10 minuti jooksul, et ma seal nii-öelda tunde ei veetnud, et ma läksin, realiseerisin kiiresti ideed ära, läksin eemale. Järgmine päev, kui ma läksin otsima, siis ma leidsin selle kakukese juba palju kõrgemalt, otsisin siin ka muidugi võttenurka, siin on tehtud sellises kontras, et joonistuks välja selline halo. Ja edasi need kakukesed, nende leidmine oli väga raske. Põhimõtteliselt nad kasutasid, läksid ühelt puult teisele poole nagu oravad, mis tähendab seda, et nad alla ei tulnudki. Nad olid ainult puude latvade osas ja kui ma teadsin, et vot selle puu otsas on, siis mul otsimise peale kulus ikka oma vaata, et pool tundi, et üles leida kaugelt ja mingit pilti sealt teha ei saanud. Aga niimoodi tuleb üks projekt, saab läbi, tuleb teine otsa, järgmine asi on juba, kus ma käisin põllulapil vaatamas, kas jänesed, alljänesid juba mängivad. See mäng toimus ainult vara hommikuti ja siin on mõned hetked.
See on näha, kuidas isana lausa emasel ninaga seal kinni. Siin üks teistmoodi hetk. See on nüüd autoaknast tehtud, kus Saljanes arvas, et ma teda ei näe. Siis kui ma tast juba videot hakkasin tegema ja sain tehtud sellise 2-minutilise klipi, siis ta leidis, et ta on vist vahele jäänud ja ta lasi jalga. Siin ma tegin ühe sellise pildi, selle pildi puhul ma nägin, et ma keeran selle mustvalgeks, et see võiks efektne olla. Sai selline, ma ei tea. Vaimustust ei tekita, et isegi nii on parem. Siin on kaks isast, vihma sajab. Ja üks rebase koht, kus ma käisin ikkagi vaatamas, et urg on olemas, on näha, et seal on rohi maha tallutud. Eelmisel aastal olid seal pojad sees, keda ma käisin pildistamas, ja ma hoidsin selle kohe pilgu peal ja ootasin, et kuna nad välja tulevad. See tähendab seda, et ma käisin selle iga päev korra vaatamas ja ühel õhtul olidki pojad väljas. Need pildid ei ole tehtud niimoodi, et ma kõndisin rebase kutsikate juurde, vaid esimesed lähenemised olid kükalkõnnis, edasi roomates ja siin selle pildil ei vaadata mind, et oi, näe, inimene tuli, vaid midagi plõksub seal. Sest kui mind nähti, mulle viisalt lähedale tuldi või kui ma oleks püsti tõusnud, oleks plats kohe puhas olnud, rebase kutsikad urus ja vähemalt tund aega vaikus. Sageli ma passisin eemal, jälgisin, et olla kindel, et ema on ära läinud, vaatasin, mida kutsikad teevad, siin ma passisin ka vihmavarjus ja siin oli ka üks kägu, kes tuli juurde. Siin on rebase kutsikad mängimas. See koht oli minu jaoks eriline veel see, et kui eelmine aasta kasvas selles kohas, oli põllul rukis, siis mingit sellist hommiku või õhtuvalgust ma ei saanud, sellepärast et päikesevalgus lihtsalt, viimane päikesevalgus ja esimene lihtsalt ei ulatunud sinna. Aga nüüd oli selline põld, kus kasvatati ubasid. Ja ma teadsin, et õhtuvalguses ma võin saada midagi väga müstilist, sellepärast et päike loojub täpselt taha. Ja see midagi väga müstilist on selline näiteks. Sellised kuldsed toonid. Kerge udu. Siin tuleb üks rebase kutsikatest mind vaatama. Kohe väga lähedale. Ja sisuliselt tuldi tegelikult käe ulatusse korraks välja ja siis joosti minema. Aga see on üks nendest piltidest, mis tuli välja, kuna rebase kutsikas oli kogu aeg liikumises, ta ei seisatanud. Siin üks õhtune pilt, silüett. Kõige põnevam on alati mäng, kuidas rebase kutsikad mängivad, neid on väga põnev jälgida, mis on pildi mõttes suur väljakutse, sellepärast et seal teravusega niimoodi pihta saada on väga raske. See on üks peitusmäng, väike tõuklemine, siin on rebane lennus, siin on sõbrad koos. Ja minu sessioon kestis enamasti ikka keskmiselt pool tundi, mitte kauem. Ma oleks saanud kauem pildistada, aga siis oleks olnud vahele jäämise oht väga suur vanarebasele ja siis oleks need kutsikad lihtsalt eemale ära viidud alatavasti. Ja kuna ma vahele ka tänavu ei jäänud, siis mul on väga suur võimalus, et ka järgmine aasta saan ma neid seal pildistada. Siin on üks üsna hämaras tehtud pilt. Enne kui ma sinna rebase kutsikate juurde läksin, möödusin ma ka ühest rapsipõllust, mida ma ikka jälgisin, et küll oleks äge seal mõni loom tabada ja kui niimoodi pikalt mõelda ja unistada, siis see muidugi läheb ka täide. Siin on siis näide ka sellest, kui sama koht, kus valgust nii-öelda ei ole, et õhtu on pilves, aga on valgus selline võimas. Siin üks ringutus. Siin on nüüd rebase ema imetamas oma kutsikaid ja siin ma siis jälgin eemalt seda. Minust neil ei ole aimugi ja ootan, kuna see rebase ema ära läheb. Ja kui ta on ära läinud ja ma tean, et ta on ikka päris kaugel, alles siis ma vaikselt hiilin lähedale. Aga rebase kutsikate puhul ma teadsin ka, et see aeg on loetud. See tähendab seda, et kogu see periood kestab kusagil võib-olla 1,5 nädalat või 2, kui mul on võimalik neid pildistada seal üldse. Ja lõpupool oligi juba nii, et ma läksin kohale, vaatan vaikus, mitte midagi. Järgmine õhtu vaikus, mitte midagi. Ja siis ükskord ma mõtlesin, et ma kõnnin selle uru juurde, ma olin kaasa võtnud pekikuubikud ja ma vaatasin urgu ja ma mõtlesin, ma viskan sinna uru suudme juurde pekikuubiku. Ja siis millagi tekkis pea sinna. Vaatas natuke, võttis selle kuubiku ära ja läks peitu.
see andis mulle tunnustust sellest, et nad on ikka veel alles. Aga üks viimane pilt on selline, see on nüüd 2 pildist kokku pandud, alumine pilt ja ülemine pilt, et ma saaksin selle päikese viimase helgi ka. Ja kevadel on neid ahvatlusi ju palju, mida kõike tahaks pildistada, kus tahaks kõik käia, no näiteks siin on üks väike tüll. Selle tülli pesitsemine toimus väga ruttu, et kui ma leidsin selle koha, no koht oli mul varem teada, aga see oli enne rebaste pildistamist ja siis, kui rebaste hooaeg läbi sai ja uuesti sinna läksin, siis oli juba pesitsus läbi ja pojad olid laiali. Ja nende leidmine oli sealt väga, väga keeruline ja seda oli häirimatult ka raske teha. Aga see on nüüd üks teine koht, kus ma ka teadsin, et seal võiks ka pesitseda üks väiketülli paar ja konkreetselt nägingi, et üks lindudest ongi ärev ja arvatavasti siin ongi. Kuna ma nägin ka koha konkreetselt ära, kus oldi, siis ma otsustasin, et ma lähen vaatan selle koha ära. Aga see koha vaatamine konkreetselt käiski nii, et iga mu samm, mis ma seal tegin, sellise kiviklibu juures, ma võin öelda, et siin on 2 linnupoega näha, siis ma vaatasin iga sammu ära, kuhu ma astun. Ja siin tegelikult mõni inimene, teie saate kindlasti kõik aru, aga mõned inimesed ei saa aru, et miks kui siin laiul on liikumiskeeld, mis mõttes linnud pesitsevad, et ma ju näen, ma ei astu kellegile peale. No kui paljud siin näevad 2 lindu? No nüüd võib-olla on paremini näha. Ja tõesti, nad on imetillukesed, nad on märkamatud. No minul oli puht sportlik huvi ära näha, kui mitu poega on seal ja neid oli konkreetselt 2. Ma vaatasin ära, läksin eemale, jälgisin eemalt binokliga, kuidas ema läks poegade juurde ja siis ma sain rahulikult ära tulla. Et oleks sinna mingi hallvares kusagil tekkinud, siis ma muidugi ei oleks ära läinud. Siin on nüüd see poeg ka pildistatud madala võttenurgaga. Siis õhtuti ma käisin ikka jõe ääres, siin pildistasin vesineitsikut. Siis sattusin peale ka sellistele haruldastele pilvedele nagu undulaatus, asperatus. See oli väga võimas vaatepilt, aga see kestis väga üürikest aega, et alla 10 minuti ja see oli läbi. Siin on veel mõned õhtused pildid. Liblikate hooaeg, siis kui heinamaalt oli valgus läinud, siis ma suundusin metsa. Leidsin sellise ööviiuli, kelle lõhna lummuses, ilu lummuses ma olin ja keda ma seal pildistasin oma tund aega erinevate nurkade alt, erinevate fookuskaugustega. Siis suvisel ajal ma käin otsimas kindlasti ka kõrvukratse, et mul on nende pesakohad teada, kus mõned sobivad pildistamiseks ja mõned ei sobi. Ja ma neid pilte siin küll näitan, siis tegelikult neid ei ole kõik ühe õhtu pildid, vaid see on pikema perioodi vältel tehtud. Ja fotograafiaga on ju ka see, et mul on küll käimise palju, näiteks ma käisin see aasta passimas ka Mäkra ja 5 järjestikust päeva, aga mul ei ole ette näidata ühtegi pilti, et te näete ikkagi ainult neid õnnestunud kaadrid. Siin on üks pealelend, see on pildistatud autoaknast varjest. Ja ka see on tegelikult paras väljakutse, sest lind ise on hakist natukene suuremaid. Suvi on juba aeg, kus ma veedan ka päris palju päikesearmastajana, päris palju aega rannas oma lastega. See on nüüd Peipsi ääres ja siin on ühed jäljed. Mis te arvate, kes need jäljed on jätnud? Oleks see nüüd kusagil mere ääres, võiks arvata, et äkki mõni hüljes läinud siit, aga kas keegi julgeb midagi pakkuda? Kuidas? Karu? No ma ütlen ära, 2 saarmast, pakkumised on head, tegelikult need jäljed jätsin siia mina. Jah, et kui ma leidsin sellises saarekese tipus ühe kajaka ja ma vaatasin, et see on väike kajakas ja rannas, kui ma on, ega ma ei lähe oma suure fototehnikaga sinna, mul oli 70-200 objektiiv ja ma pidin Roomates lähedale pääsema. Ja siis, kui ma ei lõpetanud, siis ma lihtsalt vaatasin, et kui huvitav jälg jäi. Et vahepeal ma alustasin sealt veest seest ja nii edasi ja läbi mida ma siis roomasin, et pilt kätte saada. Roomamine on täiesti tavapärane muidugi. Siis kohtasin ka sellist lindu. See on nüüd tundrarisla ja ka tema puhul ma lähenesin Roomates. Olles linde hästi palju jälginud, teades nende käitumist, kehakeelt, ohumärke, siis tegelikult pääseb neile üsna lähedale. Siin lahutab mind ja lindu kusagil 2-2,5 meetrit.
ja pildid, mis mina tegin, on sellised. Siin on siis toitumine näha. Rannas ma muidugi olin oma lastega, nemad nägid kõike seda pealt ja soovisid ka lindu väga lähedalt näha ja siis ma juhendasin neid, et vot, te peate roomama, nüüd võite minna, ei, ärge liikuge, praegu ta vaatab, nii toitub, minge. Ja siis, kui nad vaikselt niimoodi roomasid, siis ka nemad said väga lähedale. Aga konkreetselt oldi vahepeal meetri peal ja siin nad siis jälgivad. Muidugi neile jättis see ka sellise kustumatu elamuse, et niimoodi nii lähedalt metsikut lindu näha, see on midagi erilist. Minu lemmikpilt, mis ma selles sessioonis tegin, on muidu selline. Teine on natuke eristuv. Siis suvisel ajal ma tavaliselt käin ka Hiiumaal ära, kus ma veedan enamasti 2-3 nädalat. Et mõned pildikillud sealt. Siin pildistasin seda värvide mängu lihtsalt mere ääres, olin leidnud ka motiivina ühe kajaka. Nägin, et ka teine tiirutab ja ootasin seda hetke, et teine pildile püüda, siis kui ta maandumas on. Et tekib selline natuke nagu sümmeetriline pilt. Üks õhtu Ristnas, üsna tormise merega, kuutõusu ajal, õine Ristna. Hirmuste ilusad männimetsad, künklikud. Ja õhtu, kui ma kuhugi mere äärde lähen, eesmärgiga pilti teha, ma vaatan mitu sellist pildimotiivi välja, et kui see õige aeg on käes, õige värvide mäng, siis ma tean, et selle koha pealt ma teen selle pildi, selle koha pealt ma teen teise pildi. Siin on üks pilt, mis sai tehtud, siin on teine hetk, siin on juba pärast päikese loojumist. Ma nüüd mõtlen kohe, mis koht see nüüd oligi. See oli nüüd Kõpu lähedal, kus on RMK üks telkimisplats, mul hetkel ei meenu see koha nimi. See vist oli Palli, jah, kui ma ei eksi. Jah. Seal on vist üks hästi kõrge torn ka või? Jah, just see oli Palli. Siis veel üks tormine õhtu Ristnas, kus ma lootsin, et viimane päikesehelk paneb äkki põlema ka selle taeva, aga ei pannud. Jäi selline pilt. Muidugi Hiiumaal olles ma pildistasin ka lindevarjest, sain neid passitud ja samas ka sääski toidetud. Ma küll arvasin, et Hiiumaal ei ole sääski. Vähemalt selline mulje oli mulle jäänud. Aga kui ma olin Mardi-Hansu lahe ääres, siis neid sääski oli seal metsikult. See oli jube lausa. Siin on heletilder, siin on tumetilder, siin on suurrislad. Siin on üks pilt, mille ma tegin fotokoolituse ajal, kus ma koolitasin inimesi ja enamasti ma ise siis ei pildista, aga see pilt sai tehtud neile koha peal näiteks, et rannikul võiks otsida erinevaid motiive, mustreid, kui on lihtne selline rand. Ja siin ma leidsin sellise mustri, kus mulle kangastus ka selline nagu kilpkonn ja selline värvide mäng. Tagasi koju jõudes sain ma sellise toreda üllatuse, noor kodukakk, keda mul õnnestus pildistada ja keda ma jälgisin tõesti päris pikalt, see on noor kodukakk, aga ta on iseseisev. Ja vaikselt lähenedes talle, kusagil 2 tunni jooksul õnnestus mul saada talle juba sellisele kaugusele. No siin on tehtud selfie ja kaugus kakust on selle pildi hetkel alla 2 meetri. Siin üks lainurkvõte, siin on mõned portreed. Ja siin on ka näha ilusad kinnised silmalaud, karvased. Taaskord üks virmaliste öö. Siin ma läksin Matsallu, eesmärk oli põtrade vaatus, aga põtru ma ei näinud sellel õhtul. Küll aga ma nägin, et seal on metskitsad ja vaatasin väga ilus õhtuvalgus, et prooviks lähemale saada ja kuidas kõik need ämblikuniidid siin, see lõng, kuidas see helendab, et see on väga võimas. Hommikul läksin tagasi, udu oli paks, kuulsin raginat, ootasin, põder tuli välja, talle järgnes ka teine. Siis ta läks eemale ja kadus. Ja siis tõusis päike.
ma olin tegemas seal põdravaatust ja mul olid noored tüdrukud kaasas, keda ma siis juhendasingi, et vot nüüd püsige vagusi, küketage siin, oodake, tuleb, näete. Tulid, nägid, neile väga meeldis. Aga hommiku, kui see päikesetõus tuli, siis päikesetõus on nüüd teadupärast üks kõige külmem hetk üldse, udu läks nii paksuks, et pärast seda sai küll mingeid kogusid udus näha, kus põdrad liikusid, aga pilti ei tulnud. Tagasi oma kodukandis, üks õhtu Saadjärve ääres, lihtne pilt, võimas värvide mäng, siin on üks motiiv. Selle pildi puhul, kui ma selle endal blogisse panin, sain ühe kommentaari, et seda pilti on väga huvitav vaadata, kui pea teistpidi keerata, ehk siis puu justkui püsti on, ma tegin selle lihtsamaks, sest tõepoolest teistmoodi. Sama õhtu, see on nüüd sinine tund, kui päike on loojunud, ja juba kisub aeg sügiseseks vaikselt. Sügisaeg on minu jaoks ka seeneaeg, aga ma ei korja mitte seeni niivõrd korvi kui omal pildimasinasse. Siin on üks lainurvõte, see on Alampedjalt, see on üks teine võte, see on mu kodu lähedalt. Ja kui ma olen leidnud sellised sobivad modellid, siis ma tavaliselt teen täisringi ära roomates, et leida see sobiv võttenurk, milline on taust, milline jääb esiplaan, kas ma saan seal mingeid sillerdusi. Kui ei saa, otsin uue motiivi ja aeg aina lendab ja lendab ja lendab. Aga siin on mõned minu jaoks sellised õnnestunud motiivid, taaskord selline sümmeetria, minimalism. Ja üks sügisene metskitseprojekt. Mõned jutud ma jätan natuke poolikuks, sellepärast et üllatusi peab järgmiseks aastaks ka ju olema. Et kõiki pilte ma nüüd ära ei taha näidata, mida ma seoses metskitstega tegin ja keda ma jälgisin, aga siin on mõned sellised, millega ma väga rahule jäin. Veel kord üks virmaliste mäng Emajõe ääres. See on nüüd tehtud sügisel septembri lõpus, emane, isane sinikaelpart ja nad tegid kurameerimisliigutusi ja toimus ka paaritumine. See oli midagi väga üllatavat, ei olnud sellist asja nagu septembri lõpus näinud. Kes mõtleb, et kui palju siin pildil näiteks fototöötust on, siis siin ei ole fototöötust. Kodukandjust leidsin ma endal sügisel ka jäälinnu, keda ma käisin mitu nädalat jälgimas varjest. Siin on mõned pildid. Sellepärast, et neid sügiseseid motiive jäälinnust väga palju ei ole. Selline lehekardin. Minu kodutee, sügisene allee. Jäälind ja sügisvärvid. Ja kodukakk. Tagasi taas õõnsusel. Nii et tema aastaring läheb edasi. Pojad on kasvatatud, neid poegi sirgus üles 5. Siin üks hommikune üllatus. Mis te arvate, kui suur see üllatus oli või kui väike? Sest enamasti arvatakse, et see on väga väike. Tegelikult see oli väga suur. Mu auto oli väga ilusti niimoodi ära kaunistatud. Pärast selliseid öökülmasid põhimõtteliselt kadusid vaikselt ka värvid loodusest, kuigi see pilt on keeratud mustvalgeks. Lehed langesid. Igaks juhuks märgin ära, et see projektor natukene võimendab värvi, et tegelikult need pildid originaalis nii värvilised ei ole. Langenud kaselehed. Taaskord ma otsin selliseid mustreid ja midagi, mis köidab silma, näiteks 2 tükki koos. Sellist pilti oleks muidugi lihtne ju lavastada, aga ma võin öelda, et see ei ole lavastatud. Ja värvid, taevas. Sügisel ajal neid värve jääb päheks. See on üks udune hommik, laululuiged, kelle seas ka üks väike luik. Nagu jõed. Ja see on juba hämaraeg. Ja siin on justkui jõuluehted ja nendest jõuluehetest üks siis liikus. See pilt on tehtud päeval, kui Eestis tuli hästi palju lund maha ja ma mõtlesin, väga äge, et ma sõidan Männikjärve rappa, et tahaks teha pilti, kus laukad ei ole veel jääs, on mustad ja kõik muu on valge.
kohale jõudes selgus, et see oli ainuke koht, kus lund ei olnud ja laukad olid jääs. Taaskord jäämustrid auto pealt, see on nüüd eelmist nädalast. Mina olen sellistest mustritest alati väga lummatud, sest need on väga peened, need on väga võimsad, kus on midagi vaadatud. Ja mu naabrimehel oli auto katuse luugile tehtud selline muster. No väga uhke. Aga sellega on ka kõik minu poolt. Aitäh!